Tartus tehase 16 asub ATMX-i süda, kus tehakse erinevaid tööstusautomaatika lahendusi. Meie inseneride jaoks on see suur kirg ja väljakutse. Siin tehases vast on selline kõrged kvaliteedinõuded. Sellise tööstuse jaoks on oluline see, et mitte ainult sisemiselt ei saa hakkama, vaid sa pead seda pädevust ka väljapoole tõendama. Et siis ATMX-il oli see pädevus olemas, mida siis riiklikule järelevalvele oli vaja tõestada ja siis sealt sai minule teadaolevalt see koostöö algusest. Kogemused on head, et nende vastu ei saa mitte kunagi ei öelda ja just sellises suures tehases siin, kus on näed absoluutselt kõike. Oleme saanud ATMX-i kaudu targemaks, et mismoodi seda kindlaks teha ja milliseid lahendusi võimalik saada on, et need vaidlused saaks kiirelt lahendatud. ATMX-i suurim tugevus on võime näha suuremat pilti ja luua lahendusi kogu süsteemile kui ka üksikutele osadele eraldi. Lisaks meie paindlikkus, sisukus ja kiire reageerimine. Meie esmane koostöö Osahing ATMX-iga algas aastal 2007 ja on erinevates etappides kestnud peaaegu 10 aastat. Me kasutame täna oma tootmises üle 120 erineva tooraine ja nende toorainete doseerimine toimub täisautomaatselt. Doseerimistäpsus peab olema kohati 10 grammi tonni kohta ja selle automaatika on väga keeruline. Seetõttu me vajame tegelikult oma lahendusteks väga keerulisi automaatlahendusi, mille meile koha peal siis on võimaldanud Osahing ATMX koostöös taanlastega. Ja töö on sujunud väga hästi. Mina arvan, et Osahing ATMX võiks areneda täisteenust osutavaks ettevõtteks, et ettevõtja ei peaks enam automaatlahenduste otsimisel oma aega liigselt kulutama. Meie järgmine samm Osahinguga ATMX on pikaajaline hooldusleping, kuna tehas on töötanud juba ligi 5 aastat ja vajab juba väikest hooldust. Me vaatame üheskoos tulevikku ja loome tänaste olemasolevate vahenditega parima tulemuse. Ka ATMX-iga jah, et koostöö on olnud senimaani väga hea, et meil on siin tootmises on protsessiseadmed, mis on hästi keerulised ja siin kohalikul turul nagu kompetents puudub nende seadmete siis hooldamise ja remondi osa pealt, et sa ei saa alati nagu loota sellele, et keegi kuskilt kaugelt tuleb ja teeb need asjad korda. Et kindlasti ta teeb, aga palju see aega võtab, et tootmises on see aeg kõige väärtuslikum asi. Et sul peab abi võimalikult lähedal olema ja ATMX seda ka on. Nende jaoks on ka see täiesti uus, aga nende eelis ongi see, et mida nad ei tea, et selle nad saavad hästi kiiresti teada. Et selles suhtes on küll nagu väga kiire abi olnud nende poolt kogu aeg. Et me oleme alles alguses, et teha on palju ja seda me kindlasti nagu plaanime ka ette võtta. Just suurte ja vastutusrikaste projektide teostamine on olnud kõige arendavam ja põnevam. Ning nagu meie valdkonnas ikka, viib üks edukas projekt järgmise kliendini, sest usaldus on kõige alus. 2012 saime selle tehase, võtsime üle ja siis oleme sellest ajast päris palju investeerinud ja just investeerinud automaatika ja selle efektiivsuse peale.
ja siis on meil selline mees siin nagu Toomas Naudi, et ütles, et Tartus on sellised noored hakkajad poisid, et tahavad proovida ja meil oli siin asju, mida proovida, nii et nii nagu kokku saimegi. Et tegelikult oleme päris rahul nendega. Et nagu ma ütlesin, noored hakkajad vennad, et kui asja kätte võtad, siis teevad ära ja selles suhtes oleme siin päris palju nende abiga nagu asju parendanud ja kindlasti on veel siin asju, mida saab veel teha ja mis on nendel things to do listis ja millega on veel vaja pusida, aga suures plaanis on päris head. Kindlasti suurem töö oli just selle rafineerimistehase käiku laskmine, uue skaada panek siia pressimistehasest vana programmi ümbervahetus skaadasse ja mis on nagu lihtne, et kuna mina nagu ei ole iga päev siin, ongi, et see, et on nagu internetipõhine ja tegelikult ükskõik, kus maailmas otsas oled, on üks taanlane ka, kes asja jälgib, et saad igalt poolt ligi, saad igalt poolt vaadata, nii et see pool on nagu suurem töö ongi see skaada arendus ja see pool. Ja kogu selle õli poole peal ongi, et siin nagu neid parameetreid ja muutujaid on nagu natukene palju, nii et kõikidest nendest meil endalgi aru saada ja nendel meestel aru saada, nii et eks ta võtab aega, nii et tegelikult oleme rahul, tublid poisid. Kuna tootmine käib 24/7, on meie ootus see, et kui meil on mingisugune error siin, et meil on inimene, kes võtab toru ja aitab selle asja nagu ära lahendada. Ja see selle skaada nagu mõte oligi, et ei pea keegi Tartusse ja Jõgevale sõitma, et sa saad olla kus iganes nad puhkavad ka palju, on ju igal pool, et kus iganes nad parasjagu puhkavad, et nad saavad selle arvuti käima panna ja nagu asja ära teha. Ja tegelikult ma ütlen ka veel, et oleme soovitanud, kes on küsinud nende kohta, oleme ütelda hea sõnaga, nii et kindlasti tänasel hetkel julgeme soovitada. Ja mis nad on ette võtnud, on 90% on ikkagi ära tehtud, mis on tegelikult sellisel teadmata olukorrast, kuhu sa nagu sisse hüppad, on minust on väga hea tulemus. Et selles suhtes ikka julgeme soovitada. Kui neil endal energiat on ja jõuavad areneda, siis ainult tuld. Täna on Atemixi meeskond valmis uuteks ja veel suuremateks väljakutseteks. Me leiame lahenduse, mis tõstab tootmise tulemuslikkust ning me oleme avatud mõttevahetusteks. Teeme ära! Kui tullakse küsima, et kas Atemixiga võib koostööd teha, et siis ma võin positiivselt vastata. Klientidega on meil väga vedanud. Meid on usaldatud ja me oleme selle usalduse edukalt ka tulemuslikeks projektideks vormistanud. Oleme tänulikud kõigile meie senistele koostööpartneritele ja suur tänu Atemixi meeskonnale, kelleta poleks olnud võimalik neid ambitsioonikaid ja uuenduslikke ideid ellu viia.